Tervitus. Mõtlesin, millest seekord rääkida. Ja jõudsin üsna sellise keerulise ja raske teemani, mis võib teid panna reageerima, kui te seda kuulete. Aga ma arvan, et sellest on oluline ikkagi rääkida. Ja teemaks on siis kõigepealt, kuidas jääda kõigi selliste sündmuste keerises enda keskmesse ja leida siis see rahulik ja harmooniline paik iseendas. Ja viimased aastateks on nii-öelda seda lõhestumist ja hirmu ja viha järjest juurde tulnud. Ma ei lähe seda teemade juurde, mida mina arvan või mida keegi teine arvab, see ei olegi oluline. Et oluline on see, et kõigi jaoks on see stressifaktor ja see hirmufaktor olnud aktiveeritud. Ja nüüd, kui on veel lisandunud siis nii-öelda uusi probleeme, et siis ma näen, et see reageerimine on siis hästi tugev ja ollakse siis nii-öelda sellest püsivas vihaseisundis tegelikult hästi palju. Ehk siis mida ma pean silmas püsiva vihaseisundi all on see, kui põhimõtteliselt vihkamine siis ehk siis väga paljude inimeste põhienergia praegu on vihkamine. See on hästi kurb. Et kui ma lähtun sellest, et kõik, mis meie ümber on meie ühisloome energeetilisel tasandil, kas siis sügavalt alateadlikul tasandil või ka tõesti teadlikul tasandil, siis meil ei ole nagu vaadates ükskõik mis sündmuseid ja me võime näidata näpuga ja süüdistada inimgruppe või kedagi konkreetset. Aga selleks, et me saaks hakata elama paremas maailmas, on hästi oluline alustada ikkagi iseendast. Ja kuidas siis alustada? Et esimene panus on minu meelest see, et vaadata kõigepealt, mis on sinu väärtused. Ehk siis, mis on sinu väärtused, sügavad väärtused, mille järgi sa elad. Väärtused ajas muutuvad. Aga oluline on siis vaadata, mis need väärtused tänasel hetkel on ja kas sa oled pannud esikohale oma väärtused, tehes oma elus otsuseid. Et kõik see, mis sa igapäevaselt teed, peaks olema kooskõlas sinu väärtustega. Kui me hakkame tegema kompromissi oma väärtuste baasil, siis ja võib-olla me oleme mõndade inimestega samal nõul rohkem või läheme nii-öelda vooluga kaasa, aga lõppkokkuvõttes hakkavad sellised otsused neid sisemiselt närima, hävitama ja need viivad neid tasakaalust välja. Seetõttu tõesti mõtle enda jaoks, mis on sinu väärtused ja kas ma olen elanud nende väärtuste kohaselt. Kas need otsused, mis ma igapäevaselt teen, on kooskõlas minu väärtustega? Kui see nii ei ole, siis miks? Mis on need kohad, kus ma teen kompromisse? Miks ma neid kompromisse teen? Et see on, ma arvan, number 1 asi. Ja teine hästi oluline asi on see, et me valiks iga päev siis sellise harmoonilise energia, milles elada. Et näiteks
kui sa oled selline inimene, kes vaatab pidevalt uudiseid või rullib pidevalt sotsiaalmeedias erinevaid postitusi, siis on väga lihtne minna täiesti minna sinna viha ja vihkamise lainesse, sest sealt tuleb, eks, meedia teadlikult manipuleerib meedia kogu aeg, pluss on väga suur hulk inimesi, kes on seal vihkamises ja isegi kui ükskõik, mis narratiivi nad seal nii-öelda esindavad, kas peavoolu või vastuvoolu või mis iganes voolu, siis väga tihti on see esitlus nagu ülimalt negatiivne või need kommentaarid on hästi hävitavad. Ja kui sa neid hakkad vaatama nii-öelda nagu sellise laiema pilguga ja veidi eemal olevalt, sa märkad, et seal on väga palju vihaõhutust. Ja hästi lihtne on minna sinna vihkamise staadiumisse. Me oleme pidevalt, me võitleme. Ja ma ei ütle siin, et me ei peaks võitlema ebaõigluse vastu või me ei peaks võitlema oma õiguste eest. Loomulikult teame. Aga see energia, millega me läheme sinna võitlusesse, peaks tulema rohkem südamest ja vähem sellisest väiklasest haukumisest ja vihast. Et seega hästi oluline on tõsta oma vibratsioone, oma energeetilist taset, oma teadvust ja tulla nüüd sealt vihkamisest ja vaenutsemisest välja. Ja selle asemel, et siis see vihaenergia, mis on tohutult vägev, on ju, ja hirmuenergia, mis on ka seal taga, on ju, et tegelikult kui meil on hirm, siis üks väljend on viha, et meil on ka hästi käivad käsikäes. Et hästi oluline on tulla sellest vihast välja ja suunata see sama energia, tõsta ta ülespoole ja suunata ikkagi headusesse ja kellegi konkreetsesse aitamisse või mingisse väikesesse heateosse, kas või sinu enda vastu. Et ma ei kutsu siin üles täielikult ignoreerima kõiki ühiskonnas toimuvaid sündmusi või maailma sündmuseid. Aga ma kutsun üles ikkagi järgima nii-öelda oma väärtuseid, oma tekstpidamisi, jääma nendele kindlaks või vähemalt revideerima neid ja sellisel juhul, kui sa leiad, et need on ikkagi adekvaatsed, jääma neile kindlaks. Ja sealjuures kõiksuguse viha ja vaenutsemise asemel püüdma olla rohkem empaatiline, püüda olla rohkem selles headuses ja hoida oma tähelepanu seal ja pigem nagu jagada rohkem armastust. Et kuidas seda teha, kui sa oled nüüd hästi kaua olnud selles vihaenergias ja hirmuenergias ja siis kuidas ennast tõsta, et selleks on juba erinevad tehnikad, eks ole. Et joogas näiteks me tõstame energiat tantra joogas, me sublimeerime oma energiat, aktiveerime südametšakrat, mis on hästi nii, et inimesel tänavalt on ta hästi suletud, eriti siin viimasel ajal, et tõesti see on koht, kuhu võiks oma tähelepanu tuua. Ja erinevaid praktikaid on, et kui sa nüüd mitte midagi ei tee, siis võib-olla esimene asi, mida ma soovitaksin, on lihtsalt hakata hingama. Et kui sa märkad, et jälle need vihamõtted tulevad, et lihtsalt hakata sügavalt hingama ja sügavalt sisse ja sügavalt häälega välja. Ja see juba aitab siis välja tulla sellisest kramplikust viha enda sees hoidmisest. Teine hästi hea asi on tantsimine.
Jällegi, et pane kodus mängima mingisugune teistsugune muusika, võib-olla mitte selline raadiost tulev diskotüps, vaid natukene teistmoodi muusika, võib-olla ka klassikaline muusika ja hakka lihtsalt oma keha liigutama, nii nagu keha tahab ise liikuda ja liigu selle tantsurütmis lihtsalt nii, nagu keegi ei näe, sa ei pea mõtlema, mis samme sa teed, kuidas sa liigud, kuhu sa liigud, nii nagu keha tahab liikuda. Ja lase selles olla. Ja kui sa hakkad oma keha liigutama, siis hakkavad ka emotsioonid vabanema tegelikult. Et väga tihti võib olla nii, et kui sa hakkad keerutama, liigutama natuke teistmoodi, kui sa kogu aeg oled, on ju. Et siis sealt võivad välja tulla kurbus, välja tulla viha. Ja loomulikult on seda hea ja turvaline teha koos mõne õpetajaga. Aga kui sul ei ole selline asi, praegu ei ole siin teele sattunud, see ei ole sulle võimalik, siis ma arvan, et ka kodus lihtsalt iga päev natukene tantsides ja liikudes ja hingates, sellele tähelepanu tuues, sa tood ennast paremasse kohta. Ja kui sa tunned, et sa tahad konkreetsemat nõu või mõnda meetodit saada, siis sa tead, kuidas minuga kontakteeruda ja ma saan sulle nõuks ja abiks olla. Aga soovin teile rohkem armastust ja tasakaalu ja rahulolu. Kohtumiseni!